et siiani me tegutsesime siis mudelruumis ja järgmisena vaataks korra, mismoodi siis joonis paberi peal välja näeb. Et paberisse saab mitut moodi, üks variant on siis siin all, kus on kiri model, klikata selle peale ja siit me läheme paberisse, võib siis klikata all vasakus servas layout 1 või layout 2 peale ja kui üles minna sinna drawingu täbi peale, siis seal on ka layout 1 ja layout 2. Need siis kõik viivad meid ühteviisi paberisse. Ja paber näeb ekraani peal välja nagu paber, eks. Ja välimine üleminek siis hallist valgele väljendab siis paberi piiri, katkendjoon näitab trüki ala ja ainukene selekteeritav asi siin joonise peal on vaateports ehk siis viewport inglise keeles. Nüüd, kui mudelis ei olnud meil joonise mõõtkava oluline, siis paberi peal hakkab meil joonise mõõtkava huvi pakkuma. Ja nii kui me selekteerime selle vaateportsu ära, tekib alla üks imelik murdarv. Selle murdarvu kõrval on väike nool, sinna peale klikates avaneb siis viisakamate mõõtkavade loetelu. Ja siit saab siis valida joonisele sobiliku mõõtkava. Ja võib sellega lukku panna, aga praegu ma ei pane. Nüüd, kui ma selle sama koha peale, kus ma ennem klikkasin seal modelis, et saada paberisse, kui ma siin nüüd klikkan, et minna mudelisse tagasi, siis tegelikult ma pilt eriti ei muutu, ainult raam läks jämedaks ja kursor ei saa enam väljapool seda vaateportsu piiri liikuda, et kaob ära. Tegemist on siis piltlikult öelda pildi sisse minekuga, ehk siis tegelikult oleme me siis nüüd mudelruumis ja saame korrigeerida seda joonist, kaasa arvatud siis ka joonise suurendusastet, kui meil peaks huvid pakkuma. Kui me nüüd ei taha, et see joonise mõõtkava paigast ära läheb, siis on mõistlik panna see lukku, sellisel juhul siis me saame küll muuta joonist, aga me ei saa joonist enam suurendada ega vähendada. Saame välja lülitada ka taustaruudustiku siin, et see meid ei segaks. Ja tagasi paberisse tulemise jaoks siis võib jälle seal mudelkirja peal klikkida. Teine variant on teha topeltklikk siis vaateportsu sees, siis me satume mudelisse ja kui me teeme topeltklikki väljapool vaateportsu, siis me satume jälle paberruumi. Seda vaateportsu piiri saab nihutada, muuta, moviga liigutada, et see on nagu tavaline objekt. Nüüd paberi puhul on kõige tähtsam see, millise printeri jaoks ja mis formaadis see paber on. Selle jaoks on vaja siis paberit sättida. Ja kõige harjumuspärasem koht paberi sättimiseks on otsida seda siis siit Windowsi menüüst, kus siis on täitsa olemas page setup. Sama asi on olemas ka layouti ribboni peal, page setup, ja tuleb ka siis layouti kirja peal klikates parema hiireklahviga page setup manager. Jõuame siis esialgu siis page setup manageri, kus midagi eriti teha ei saa. Et
Maci arvutitel seda vaheakent ei tulegi. Ja siit Modify'ga edasi minnes tuleb siis nüüd õige page setup. Igale printerile tuleb teha eraldi see lehekülg või leht. Ja kuna meil siin nüüd praegu reaalset printerit ei ole, siis võtame virtuaalprinteri, mingi drawing, TVG-du, PDF näiteks, et oleks kõigil ühtemoodi. Ja printerile valime paberi. Nüüd osa pabereid on siin täiesti ebaloogilised, näiteks ISO A3. Paber on ilusti 420 × 297, aga trükiala on ainult 408 × 261, ehk siis suur hulk paberit on täiesti kasutu. Õnneks on siis olemas siin ISO full bleed, millel trükiala on juba peaaegu sama suur kui paber ise, et on ainult mingi 1,5 millimeetrit servast läheb kaotsi. Ja muud tegelikult tegema ei peagi. Paber on nüüd meil häälestatud, võime need aknad kinni panna ja nüüd on meil siis A3 paber, mille peal on siis see väikene vaateports ehk siis auk sinna mudelruumi.